ja järgmine esineja on meil Ulvi Meier. Aplaus Ulvile. Ja enne kui Ulvi alustab, mainin ära mõne sõnaga, et Ulvi on Kolga muuseumi juhataja, aktiivne kohalik kodulauurija, kes on kasvanud üles otse Kahala järve kallastel ning tunneb siinseid külasi ja nende lugusid paremini kui keegi teine. Tema mälestused järvest, selle ümbruse inimestest ja vanadest legendidest toovad kuulajatele elavalt lähedale piirkonna värvika minevikku. Muuseumi juhina on Ulvi aidanud talletada ja säilitada Kuusalu kihelkonna kultuuripärandit, sealhulgas Kolga mõisa esemeid ja arhiivimaterjale. Tema giidituurid ja jutustused seovad lihtsas ja südamlikus vormis kokku ajaloo välimuse ja kohalikud mälestused. Täna jagab Ulvi meiega meenutusi Kahala järvest ja selle kunagisest väärtustest nii kohalikule talupojale kui ka Kolga mõisas elanud mõisapreilidele. Samuti pajatab ta erinevaid värvikaid mälestusi kuldsest kolhoosiajast, kuulmata ei jää ka järvega seotud salapärased legendid ja muistendid. Igatahes väga põnev ja palun Ulvi. Aitäh. Ja mina ei ole siin sugugi üksi, meil on kaasas terve töökas kollektiiv. Meelis on meil kaamera taga, operaator Kõps ja Anu on siis minu assistent ja ta loeb siis ühtlasi ajalehe artikleid, et see tuleks selline mahlakas ja õige keelekasutuses, kui mina seda ümber jutustan, see ei tule nii välja. Ootame nüüd üks hetk. Seda kaarti praegu, mida te näete, seda on kõik näinud. Et on siis selle joonistanud Anu Karjats, Kolga muuseumi endine juhataja ja selle ümber olen siis mina aidanud panna neid selliseid vanu kohanimesid, sest ütleme meie ajal me teadsime kõik lapsena ju, et igal heinamatükil, igal ojal, igal kraavil, igal künkal on oma nimi ja Kahala järv seal selline, see on nüüd ajaloolis, kultuurilooline kaart, on ta seal päris pisikene, seal on kirjas kõik, see nüüd varieerub, kui ma lugesin seal päris palju seda materjali, pindala 345 hektarit, on 346 hektarit, on 344 hektarit, iga üks siis on öelnud erinevalt. Suurim sügavus 2,6 meetrit, Kahala järv on mudajärv. Seal on hõljuvad mudameetrite viisi ja tegelikult ütleme siis sellise tavalise suurema järve pinna peal on võib-olla mõnikümmend sentimeetrit vett ja ülejäänud on kõik hõljuv muda. See 2,6 meetrit, see on selline joomakoht, hiljem on see kaart vist natuke suurem, et siis ma näitan enam-vähem, kus kohas see joom algab ja kus ta lõppeb. Kui sa kõnniksid ümber järve, ma mõtlen niimoodi, seda ei saa päris täpselt teha, Janno vist ükskord proovis seda kõndida, see on õudne, siis lääne poolt ju on soo ja raba tuleb peale, aga siis üle järve jalutades järv on suur ja ümar, on ta, no kuidas ma siis ütlen, nii üht kui teistpidi 2 kilomeetrit, mõni küll väidab 1,6, võib-olla ta on vahepeal kahanenud ja paejärsaks jääb nüüd Kalamäe poolt, kus on siis kõige kõrgem siis selline pae klindi pinnas on siis 7 meetrit. Et sealt sa ikkagi joostud, ma nägin just, et rõõmustasin, et Ivi on saalis, Ivi, kus sa oled, lepita meile just, et sa ikka Ivi juures mängimas käidud Kalamäel, siis sa ei mööda seda paerinnakut joostud. Aga paneme järgmise slaidi. Nii järvest üldiselt ja koha nimedest. Et see kaart on ikkagi sama suur, ma nüüd proovin sellega, ma ise juba ei näe, mul on see, mina olen, siis on Olduva oja, see käsi väliseb. No nii, ma olen siin, kuskil on see meie talu. Nii, ja Kalamäe on siis siin, siit tuleb siis suur Kahala küla, edasi siitpoolt algab Puuri küla, Munksi, Soorinna. Need on 4 küla, mis siis ümbritsevad Kahala järve. Ja mis on meil siis tähtsad kohad, ütleme sellised sakraalsed kohad,
Hiie metsast rääkis ka juba Kurli, ma ise nüüd ei näegi, kus kohas see Hiie mets siin on. See on Hiie mets ja siin peab olema alumets. Et alumets on selline kõrgem koht ja on ta siis kaetud männimetsaga ja nüüd siit meie läksime lapsena, see on minu mängumaa, läksime lapsena üle Kustu Einamaa ja selle koha peal umbes oli siis paadisild ja meie ujumiskoht ja Hiietukk oli siis kohe sealt taga, ilus selline, kuidas ma ütlen, kruusane rand suurte kividega ja ma ise mõtlen küll seda, et kuidas ema ja isa lasksid meid niimoodi nii väikeste lastena igapäevaselt järvele minna või ujuma minna. Ja kas on, kui suured ujujad me olime, aga see paadisillad said ka vette hüpatud, mis oli minu jaoks kohutus, oli tohutud kaane. Nii et kui sa vette läksid, pärast ja välja tulid, siis kõik jalad tuli neid kaane sealt lahti lepida ja kõik oli verejälgi täis pärast nagu. Aga nüüd tulles siis Kalamäe poole, ütleme siit nüüd siis Kalamäe poole, siin on Hiie talu, ma nägin, et ka Leelo ja Mati ja Peetrid istuvad seal reas, nii et ka seal nüüd ütleme, et siis teie ja siis, kus see Kõrtsi võib olla, see äkki või? Nende kahe talu vahel on olnud siis suur hiis, nii et nad on kõik nagu sellised pühad kohad olnud. Alumets, mis see alu tähendab? Alu vanas keeles on allikas. Ju ta siis on olnud palju allikaid, kus on arvatavasti ohverdatud Hiiemets samamoodi. Hiiemetsast on räägitud, et arvatavasti on ta olnud tegelikult saar. Suur kuusemetsaga kaetud ja järv on olnud tema ümber, aga praegu on ta siis tegelikult ikkagi maismaal. Ja nüüd siis teisele poole Hiiemetsast, nüüd ühesõnaga, millele mina toetun praegu oma ettekandes, ongi Kolga muuseumis leiduvate arhiivimaterjalide põhjal ja minu üheks kõige sellisemaks, ütleme, mis mind kõige rohkem on aidanud, mis jääb enne minu mälupilti, ma olen küll sündinud 61, aga meie Kolga uurikooli õpetaja Arno Leppnurme mälestused aastast 1962, kus ta kirjutab põhjalikult Kahala külast, kus tema on vestelnud selliste inimestega, kes on sündinud 1800 keskpaik, 1870, nii et tema mälestuste põhjal. Ja nüüd sellest Vai külast, mis siis peaks hakkama tema jutustuse järgi, Kulliga mainis siit Hiiemetsast ja minema siit siis Pohla ojani välja niimoodi kaares, et ja see nüüd Juhan Lindberg on sündinud siis 1873 ja Anu Kolm loe ette. Vai küla. Hiiemetsast loodesse Hiieoja Suudme kohal on kunagi olnud arvatavasti Vai küla. Vaiade rida läheb mööda Järvesoo serva kuni Pohla ojani. Järvesoo servas on vaiad üsna kalda ääres, sest siin kasvab soo järvele peale. Loksa talu Juhan Lindberg, 89 aastat vana, kõneles, et tema noores põlves oma sõbraga olla mitu vaia välja tõmmanud. Üksi ei jaksa neid välja tõmmata, sest vaiad on liiga sügaval. Vaia pikkus olnud 2-3 sülda, jämedad, tükka otsast 3-5 tolli, enamasti männipuust. Vaiad olnud põhja taotud ladva poole ees. Välja tülitud vaiad olnud värsked, just nagu eile maasse taotud. Koorgi mitmes kohas veel peal. Seisnud nad aga mõne päeva kaldal, läinud mustaks ja praguliseks, neid pole kannatanud tõstagi, lagunenud puldriks. No nii, nüüd pisut legendidest, see on selline muinasjutuline teema ja nii nägin mina ise oma ilmsilmaga oma talu juurest, siis Kaasiku talu juurest järve tulemast. See on siis Riiul pilv ja legendid pane edasi, või järve tuleb polnud esimene legendid, kas ole. Ja, et enne vanasti olnud siis Maardu järv ja Kahala järv kõrvuti, aga nende vetevanad kogu aeg tülitsesid. No kogu aeg oli lärm ja riid ja käidi aga vanajumalale kaebamas, et ühele ei meeldinud üks ja teisele ei meeldinud teine ja ükskord sai jumalal kõrini. No mida nad kemplevad, ütles, et üks peab siit ära minema. Ja tulnudki suur pilv Kahala järve kohale, imend selle endasse ja hakkas ta kohina siis Kahala poole tulema.
Üks tükk oli pudenenud Kuusalu keeku juures maha ja sellest sai turakatk. Ja nüüd edasi tuli ta siis Kahala poole, lind lendas ees ja karjus, järv tuleb, põgenege. Seal oli suur kuidas ma ütlen, heinamaa, karjamaa ja mehed kündsid põllul, kes säästas, kes kündis härgadega, hobustega ja mõned panid plehku, mõned lõid käega ja tulid järv sinna kohale ja sadas maha. Just sinna täpselt, kus mina praegu selle foto olen teinud, seal taga on järv ja osa mehi on praegu veel hobuste ja siis apradega järve põhjas näha. Et selline legend siis järve tulekust. Nii, Kavalajärve Ussi kuningas, minu vanaema Julia Maria oli tegelikult väga hea jutuvestja. Ja tema rääkis minule, kui ma laps oli, minu armas Vavi rääkis igasuguseid vanu legende ja juttusid ja luuletusi. Ja minu meelest see on niivõrd mahlakas lugu, et ma palun ka selle Anul ette lugeda, et seal tuleb seda Põhja-Eesti murret, mida meil kodus ikkagi räägiti, mitte Põhja-Eesti, vaid lausa Kuusalu maamurret. Ja meil on oma siis Loch Ness või Loch Kahala. Kahalajärve Ussi kuningas. Rahvasuu peab rääkida, et Kahalajärves suur vesihall uss elavad. Vahel on nähtud ussi vee peal kerasse tõmbunud lesimas, kroon peas. Teinekord jälle ümber kalameeste paatida kiire tegemas, nii et vesi möllab ja vahutades keel. Vahel selgetel õhtutel on üle küla kuulda järvelt kõvasid plaksusid. Siis taob Ussi kuningas saba vastu vett. See ennustavad peagi saabuvat vihmast ilma. Kõnelejad teadsivad ennemuiste kõvasti kinnitada, et meie külas vanamees elanud, kes Ussi veesest välja osanud kutsuda. Tule nüüd vieesta, kullakarva laine seesta, viekarva, vihmaviekarva, lainekarva, soakarva, ojakarva. See Ussi kuningas olla osanud kõiki hädasid ja lõbesid ravida. Minu vanaema teadis, et ühel lapsel olnud kord midagi paisetaolist. Mees kutsunud Ussi veesest välja, uss tulnud, lakkunud ja laps saanudki terveks. Ja aitäh. See oli siis see minu vanaema. Ja ma olen ise ka kuulnud neid plaksusid, aga ma olen arvanud, et need on õige tiiva need plaksud seal vastu vett. Aga mine tea, äkki on Ussi kuningas. Ja neid legende on päris huvitavaid ja mitu. Nägelised, neid on koguni 2, et siis kohalikud inimesed ise läinud arvatavasti siin 100-150 aastat tagasi, et üks kalamees oli jäänud udu kätte ja ei osanud enam koju minna ümber järve nii paks udu ja täitsa eksinud ja siis näeb üks sinise puuega mees tuleb ja hakkab kõndima üle vee ja tema kohe padavai järgi. Ja tuligi niimoodi üle vee, kuni jõudis sinna Kohla ja Suudmesse ja mõtles, et ütleb mehele aitäh ja mees kadunud. Nii et üle vee nemad kõndisid nagu Jeesukesed. Ja teinekord jälle seal samases nähtud, et vana hallipeaga naine istub vee peal ja ketrab kokki. Ja nüüd on siis selline, ütleme, päris hiljutine lugu, väga armas lugu südamekujulisest saarest Kahalajärvel, mille minule jutustas Mati. Mati, aitäh. Ja mina siis räägin edasi, sa võid mind parandada, kui ma valetan. Et see juhtus ka siin mitte väga ammu, kui üks kohalik kirglik kalamees, noor mees, armus ära kohalikku naisesse. Ja ta sõitis paadiga järve peale, see rohkem sinna, ütleme, siis Hiie ja siis Kalamäe poole, kus ta sõitis järvele ja seal oli üks ujuv selline saarekujuline tutt, mille ta siis kinnitas vaiaga järve põhja. Ja nüüd tal oli unistus selline, et ta nüüd talvel, kui tuleb jää, siis ta veab sinna autokoormaga hästi palju killustikku, kruusa ja tekitab sinna kohe sellise saare, et siis on tal hea seal istuda suvel, kala püüda ja vaadata tegelikult, kuidas armsam lüpsab kaldal lehma.
aga jäi seda tegemata. Seda kildu ta sinna ei vedanud, seda kõvapinnaga saart sinna ta ei tekitanud, aga sellest on tekkinud väga ilus südamekujuline saarekene. Seal ei ole sellist kõva pinda, seal on hästi palju siis Mati jutu järgi just veelindude pesi, luikede siis pardiliste pesi ja näeb ta siis linnulennult välja selline. Et minu meelest väga armas, et legendid võivad tekkida ka tänapäeval. Nii, see on nüüd tegelikult Vassili Perovi, see on illustratiivne selline pilt, et tuleb siis meil mõisaaeg, meil ei ole väga palju mälestusi nüüd, kuidas järvel siis kalapüük käis mõisa ajal, aga seal on näha jahimehed hommikul järve ääres, mitte Kahala järve ääres loomulikult. Minu kodus, see tähendab praegu muuseumis täpselt seesama Kobe läänvaip siis sellest maalist tehtud mu vanaisa voodi kohal ja tegelikult käib siis jutt ajalehest Olevik 1884 siis kuulsa külalise pardijahist. Õigemini kõrgekülalise pardija, sest külaline oli tõesti kõrge. 30. juunil ja 1. juulil käis keiserlik kõrgus suurvürst Nikolai Nikolajevitš Noorem Kuusalus pardijahil. Kõrge võeras sõitis Raasiku jaamast Hiiu mõisa, sest sealt Turaka katku pealt hakkas pardijaht pääle. Pärast lõunat oli pardijaht mere ääres Pudisoo külas Sitri mõisa lähedal. Keiserlik kõrgus jäi kapten Andreevski juurde Väike-Sitri öömajale. Pühapäeva hommikul kella 6 ajal mindi Kahala järvele pardijahile. Vahepeal käidi Kahala jaamas pruuposti võtmas. Selle päeva saak oli 77 parti, keda suurvürst enamasti kõik ise maha laskis. Eilsetega kokku 111 lindu. Järve äärest, mille kaldale Uuriküla neiud ja peiud ilusa pullvärgi ja auvärava olivad teinud ja tee puude ja valikutega ettinud, ratsutas keiserlik kõrgus rahva hulga vaimustatud hurraa hüüdmiste ja elada laskmiste saatel jälle Sitresse tagasi, kus söömaaega pidas ja siis õhta 8:30 Aegilu jaama raudteele sõitnud. Söögi ajal mänginud Kuusalu mängukoor kõrgele külalisele ja lahkumisel mängitud keisrilaulu. Keiserlik kõrgus oli siin väga rõõmsameelne ja lahke, tervitas rahvast igal pool lahkestel. Ka Raasiku jaam oli ilusasti ära ehitatud. See tekitas minule kohe sellise elava pildi ette ja ma mõtlesin, et mõtle, kuidas ikkagi Janno ja Emil seal ennem segisid, et selline kõrge külaline tuleb ja Ivi seal Kahala jaamas siis keetis aga suppi, et ta läheb sööma ja siis ma kujutasin, et see pullvärk on ka päris tore sõna, et kuidas ma arvasin Uuriküla peiud ja neiud, et kes need võiks olla, et kindlasti Liis ja Roland seal korraldasid siis seda auväravat, et see tundus mulle tegelikult päris põnev ja naljakas. Aga laseme veel edasi. Nüüd järve majandamisest mõisa ajal, nagu ma ütlesin, ei ole meil päris palju teavet. Ma tean, et mingil ajal oli mõisa ajal siis järve kalamees Ants Volberg, kellest tuleb ka hiljem juttu. Ja mõisa ajal tegelikult järve eriti ei kurnatud, kalapüük toimus ainult talvel ja noota veeti siis ka ainult talvel, minu meelest ühe korra selle jooma koha pealt, aga sellest kalapüügist tuleb meil hiljem hästi palju juttu. Nii et seal on näha, mis on pildi peal praegu, et see on nüüd naelkumm, et see on tegelikult siis hobuse jäänaelaga raud. Ja juttu tuleb nüüd jäävedu Kahala järvest mõisa keldritesse, kus siis jääkeldrisse pandi jääkihikivi saepõruga ja hoidis, see oli külma. Keldritesse veeti jääd Uuriküla Sepa talu Veskitammi takka.
suurem jäävedu oli Kahala järvest. Seda tööd tegid 6-8 meest, igaüks 2 hobusega mitu päeva. Jääpaksus oli 40-60 sentimeetrit. Sellest pool oli vee all ja seda nimetati veejääks. See oli helendav ja läbipaistev. Ülejäänud oli matt lumesulamise jää. Kirvestega raiuti ette meetri laiune jääriba ehk pink, millest hakati tuurade ja kirvestega välja raiuma meeter korda meeter jäälahmakaid vabasse vette, mis veeti välja erilise kannustega reega. Keldrites hoiti neid vaheliti saepuru kihtide all. Ja siis olid seal hoiul, sellest on kirjutatud ka mõisa keldris, et kuidas näiteks suitsulõhe kalad, mida siis pidi iga poole tunni tagant keerama, kui ta oli seal siis selle jahedas jääpanga peal, et rasv ei vajuks ühele poole, et sa pidid kogu aeg seda suitsukala keerama, enne kui seda siis serveeriti. Et selline huvitav jutt veel. Nii, ja nüüd tuleb siis noor Eesti Vabariik ja on selline asi, et metsad võetakse suuresti maha 20-ndatel ja riik tahab kiiresti rikkaks saada, rikkamad saavad veel rikkamaks, vaesed jäävad veel vaesemaks, see oli väga raske aeg, see 20-ndatel. Et tegelikult siin ma räägin ka hiljem ühe perelugu ja nüüd tulevad meil siis arhiivist ajalehe artiklid, need on väga vastakad mõtted, aga kohe kuulame. Vaba maa 1920. Kes Kuusalus kala püüavad ja kes järve ainult tohivad vaadata. Kahala järv, mis peale Ülemiste järve kõige suurem Tallinnamaal, on kalapüügiõiguste poolest juba aastate viisi jõuka 2 talu omaniku ja teedepoolt rätsiku Volbergi käes reidi. Suur mudapohjaga järv on rikas karuski kaladest ehk kobridest. Volberg tõmbas talvel rohkeste noodaga saaki. Kalad viiakse linna, sest kohalik rahvas neid Volbergi poolt nõutud hindadega osta ei jõua. Kolga mõis, mille külge Kahala järv kuulub, võeti põllumajandusministeeriumisse üle. Nüüd tahetakse kalapüüdmise õigus järves enampakkumise teel välja rentida, mille tõttu karta on, et Volberg enesele jällegi järve kuninga võimu ostab. Kohaline rahvas nuriseb, miks loodusannid ainult ühe mehe tasku lähevad, kellel pealegi varandust küllalt. Kalapüüd tuleks kõigile vabaks jätta. Pealegi tõmbab Volberg oma paremate püügiriistadega järve kaladest ennem tühjaks, kui ümberkaudsed elanikud väikesel viisil püüdes. Jaa, et nüüd turbaühisus ühistu Järvesoos, mis rajati siis 1920 ja kohalikud mehed, seal on need nimed siis olemas, Jakob Kalle, Juhan Steinberg, Johannes Kraanfeld, Jakob Riiberg, Villem Priimann ja põllumajanduse metsade peavalitsus annab siis meestele kasutada 10 hektarit seda raba ja sood seal järve ääres ja see läheb sealt enam-vähem Loksa talu juurest üles, rajati selline turbakraal, mida mööda äärt sai siis hobusega minna seda turvast välja vedama. See, kellel endal ei olnud aega minna seda turvast lõikama, siis selleks palgati sinna turbatööstuse ettevõtja, kes lõikas seda turvast, pani kupitsatesse, tegi kuhjad, kuivatas ära, nii et pärast liitus sinna paljude külade siis, kuidas ma ütlen, inimesi ja see turvas olevat olnud ja ongi loomulikult, ma tean seda omast käest väga hea loomadele allapanuks. See on siis ka nüüd Arno Leppnurme töös siis 1962. Aga nüüd ma räägiks natukene siin vastukaaluks, meil tuleb veel mitu seda vabariigi aegset ajalehe artiklit, kus siis on nüüd ütleme kohalik inimene järve
äärne elanik, kus on 39 talu, mis järvega piirnevad ja väga hea raamat on Toomani talus Eerika Nõva, see on siis just Hans Volbergi 8. laps, seal peres oli 10 last, väga haritud, jõukas pere, väga töökas inimene oli Hans ise, ta oli tegelikult teederajaja, kaevude ehitaja külas ja tema ehitatud on ka see Tsitre siis sadamasild või kai, kus tulid suured laevad, nii et kohalik mees väga ettevõtlik ja väga hea ärivaistuga. Ja nüüd loomulikult Eerikast siis sai Eesti esimene naisarhitekt. Tema vend August Volberg loomulikult oli võib-olla temast kuulsam, aga Eerika mälestused on väga ilusad. Eerika kirjutabki oma isast ja kirjutab ka oma versiooni sellest vastuseisust tegelikult, kui isa oli juba mõisa ajal siis järve kalamees, aga 1912 on siis esimene kontraht temal mõisaga. Ja nüüd edasi, kuidas nagu läheb, et tegelikult seda kala püüti sealt ikka meeletult. Ja alguses viidi kala siis iga päev hobustega Tallinna turule, kus see müüdi maha. Kala oli kallis ja hiljem juba liinibussiga. Nii et kui liinibuss hakkas käima, pandi liinibussi peale, viidi siis Tallinna turule ja müüdi seal maha. Aga selleks, et see kalasaak oleks parem, oli vaja jälle ehitada sinna Pohla ojale tamm ette, mis viis vee välja ja järve pinda kogu aeg tõsteti, aga see pind ujutas üle ümbruskaudu inimeste heinamaad ja siis ka põllumaad. Ja sellest tuleb nüüd suurem kemplus, Anu palun loe. Vaba Maa artikkel aastast 1933. Kahala järv tüli õunaks. Pahem käsi ei tea, mis varem teeb. Üks kaevab kraave, teine paisutab vett. Kahala järv Harjumaal Volga vallas on üks suuremaid ja kalarikkamaid. Temaga puutuvad kokku 36 talu krundid. Järv on Põllumajandusministeeriumi poolt välja renditud Volbergile 88 kroonise aastarendiga, kuna rentnik ise saab aastast 8200 krooni tulu. Ümbruskonna põllumeestele teeb palju kahju järve veepinna tõstmine, sest rentnik ehitas Põllumajandusministeeriumi loal ojale, mis järvest välja jookseb, tammi ette. Järve ümbruse põllumehed lasid kultuurtehnikute poolt valmistada maaparanduse plaane, on kaevatud kraave, küntud ja külvatud ja isegi riikliku maaparanduse laenu kasutatud, kuid paisutatud vesi hävitab nüüd kõik tehtud töö. Niisiis Põllumajandusministeerium ühe käega toetab, teisega hävitab tehtud töö. Järve rentnik sulges isegi tammiga magistraalkraavi, mis järve sisse jookseb. Kahju kannatajad pöördusid kohaliku konstaabli poole, kes seletas, et ilma kohtuotsuseta ei tohigi tammi kõrvaldada. Nii tuleb oodata paar aastat, enne kui kõik kohtuinstantsid läbitud, siis võidakse alles oma maa peal võõrast tamm kõrvaldada. Suurt pahameelt tekitab kalapüügi küsimus. Järve rentnik ei luba krundi omanikel nende oma krundi peal oma kraavist kalu püüda. Hiljuti oli juhus, kus konstaabel järve rentniku nõudel sundis krundi omanikel oma maa peal kraavist püügiriistu välja tõstma. Peale selle pole Põllumajandusministeerium küllaldaselt kontrollinud järve rentniku tegevust ja on võimaldanud temale lubamata püüki. Rendilepingu põhjal tohib järve rentnik iga kahe aasta järel korra üle järve tõmmata noodaga, kuid tegelikult tõmmatakse igal aastal ja mitu korda. Näib tõenäoline, et ministeeriumil polnud õigus järve terves ulatuses välja rentidagi, sest osa ostetud taludel puudub punane joon kaardi peal talu krundi ja järve piiri eraldamiseks. Ning Balti eraseaduse põhjal peaks nii kalapüügiõigus olema keskjärveni.
Neil päevil esitasid krundiomanikud ministeeriumile palve oma õiguste jalule seadmiseks. Ministeeriumis öeldud, et teil pole mingisugust kalapüügi õigust ega õigust nõuda veepinna alandamist ja tehtud kahjude hüvitamist. Ja alla on kirjutanud kohalik põllumees. Tähendab, ta on esinenud inkognitona seal ajalehe artiklis. Aga nüüd Erika ise jutustab ka oma mälestustes seda, et see oli Rukkilõikuse ajal, see pidi olema siis Lauritsapäeva paiku 10. august, kui kodus tapeti suur siga. Ja see oli üles riputatud küll aidas ja ta ootas aina, ema ootas, et mehed tükeldavad selle ära, sest oli palav aeg ja vaja siga ruttu soola panna. Aga mehed läksid järvele, sest kala oli vaja välja tuua. Ja tulid tagasi alles järgmise päeva lõunaks ja see suur siga oli hapu. Ja nüüd oligi nüüd selline asi, et tegelikult ema oli hirmus pahane, ta pidi ju ikkagi sellest rikkunud lihast perele süüa tegema, aga tegelikult ühe päeva kalasaak oli tunduvalt kallim kui üks siga. Et sellest tuleb siis näiteks see võrdlus, et kui palju tegelikult maksis see kala, kui palju sai tulu siis selle kalapüügist. Jätame selle ülepüügidest vahele. Ma lihtsalt ütlen selle ära, et siis see õigus sellel perel, see tähendab Volbergil, oli esimesest maailmasõjast kuni teise maailmasõjani oli tema siis, järv oli temal rendil, mis tekitas kohalikes pahameelt, aga rentniku õigus. Et mis teha? Ja nüüd 33 kirjutab siis Vaba Maa seda tegelikult, et kui mehed lähevad kalale, siis kala lihtsalt enam ei tule. Et kala on püütud nii palju üle, et järv on tühjaks püütud. Aga loomulikult eks seda kala palju nõtt tuleb juurde. Nii et, aga nüüd me räägime palju lõbusamast asjast, pulmasõidust üle järve jää. Neid siis, see on nüüd Aadu Kivirüüdi mälestused Suurekõrvest. Aadu ja Leppnurm olid siis meie esimesed koduloo uurijad Kuusalus ja Aadu Kivirüüdit on hästi palju mälestusi tegelikult. Ja minu meelest on selline lõbus lugu, nii et jah. Külmade tuleku ja taliteedega on seotud pärimuse järgi vana tava, ulmasõit. Ulmasõit toimus pärast laulatust üle Kahala järvel, kus toimus võidusõit. Ulmi püüti pidada võimalikult taliteede ajal. Hea hobune oli talumehe uhkus ja talle taheti saada ka tunnustust. Ulmasõiduks hooldati hobused paremini. Vanasti pulmatavas oli nii, et peitmehe või tuurpaari hobune pidi teistest parem olema. See tõotas noorpaarile õnnelikku elu. Sellega seoses ilmusid küladesse traditsioonilised pulmasõitjad. Minu emapoolne vanaisa Jakob Konton Uurist Kulga talust oli ka külas pruudisõitjaks ja pulmades isameheks. Jakob Konton jutustab. Viimase sellise sõidu tegin mina 14. märtsil 1948. aastal. Järve jää oli ideaalne. Sula sisse tuli kerge lumi, mis märja ilmaga ei olnud vali ega libe. Hobuseid oli võidusõiduks kokku 15. Minul oli siis paraja seas Eesti Klepperivert hobune, kes ei kartnud koha peal ühtegi võistlejat. Tegin vahepeal nalja, et lasin mõnel võidusõitjal endast mööda sõita, aga tulin ikka alati esimeseks. Mehed tegid ka Kuusalust kirikust tulles võidusõitu. Vanaisa armastas tulliseid hobuseid. No nii, palju meil aega on lihtsalt? Kes oskab? Jah, tegelikult ongi juba aeg hakkab vaikselt ümber saama. Nii, vaatame korra selle nüüd nõukogude perioodi, kuna meil on siin väga mõnus filmiklipp ja see puudutab ka kohal olevaid inimesi, et Kolga kolhoos ühisjõud moodustati 1949 ja Kahalasovhoosiks üle läks 1966. Ja nüüd 60ndate algusest, ma arvan, on see filmiklipp siis Tallinn filmi arhiivist, kus siis on näha, meil öeldi mitte Kalamäe, meil öeldi Kalamäe Just ja Hendrik Tomberg püüavad kala. Nii et kas sa veel rikku ka?
pilt on ainult arvutiekraanil. See stend, mis on praegu seal pildi peal näha, see on meil Kolga muuseumis, seal on järvekala. Ise järvekala ümbruse lapsena tean, et sellel kalal on tohutu muda maitse. Eks seda söödi meil kodus ikkagi ka, aga nüüd vist õnnestub meil filmi ka näha. Et vaatame selle ära, ülejäänud jääb teile isuäratuseks, kui tulete Kolga muuseumisse, meil on tegelikult materjali palju, nii et... Kalaveekalavusega ei ole piiri. Kui kala tuleb Kahala järve kudema, tere tulemast. Tahta tagasi minna, on kõik teed kinni. Kolga kolhuus hakkas mõni aeg tagasi veekogu eest hoolt kanda. Selle tulemusena on Kahala järv muutunud kolhuusile turutoovaks farmiks. 2 pensionäriealist kalameest Juhane Saare ja Helmut Tomberg ei jää maha põhjaranniku kuulsatest kaluritest. Viimase 3 aasta jooksul on nad jälle põhjas väljendamanud vähemalt 3 olgaväärtusi. Varem ei jäänud veekogu kolhoosile aga kohvitati. Mõneti pool vabariigi sujub kolhoosirahva käeulatuses kinni püüdmata parandusi. Mõtelgem siis, kuidas paremini kasutada meie järve rikkusi. Selline tore filmiklipp. Ma arvan, mina tänaseks selles mõttes lõpetan, meil jääb küll üks osa sealt rääkimata järvest tühjaks laskmisest. Mul on hea meel, et Hando istub ka tegelikult siin, et ma räägin pärast sinuga võib-olla kahekesi seda omavahel, seda lugu, aga tere tulemast Kolga muuseumisse uurima nii Kahala kui ka kõikide 64 küla lugu, meil on Kuusalu Kihekonna muuseum. Aitäh! Ja aplaus Ullile! Ja küsin ka, kas publiku seast on tehtud Ullile mõned küsimused? Aitäh Anule! Seoses nendest lugudest. Ma arvan, et siin ei ole midagi küsida. Et jäi küll veel osa aja tõttu siis vaatamata, aga siis seda Kolga muuseumis ka võimalik selles mõttes infot saada. Ja praegu siis palume teid 10 minutiks jalasirutuspausile ja siis jätkame meie päevaga, nii et varsti saame siis tuttavaks meie järgmise liini ära.